Tere kõigile, mina olen Ingrid Maadvere Olen Aivar Hiiu. ja meil on täna üks hästi põnev väljakutse teile. Inimestele meeldivad küll väljakutsed, küll sissekutsed, aga meil on täna selline väljakutse, et me otsime keskkondade katsetajaid ja tundub, et huvilisi selleks on päris palju. Aga miks me seda siis teeme? Üritasime mõelda, et miks meil seda vaja on. Aivar, mis sina arvad, miks meil on vaja katsetajaid? Ma arvan, et osad inimesed ja enamik neist on meil ka siin publikus, peavad enne testima, enne kui teised saavad julgust, et proovida ka neid uusi asju. Tähtis on eestvedajad leida. Ja tegelikult on ju ka niimoodi, et see, kui kusagil mujal maailmas kirjutatakse, et see keskkond on nii lahe, siis Eestis ei pruugi ta üldse sobituda. Ja teie suured fännid, kes te täna siin olete, siis teie puhul on ju ikkagi niimoodi, et teile meeldib katsetada, eks ole. Teile meeldib proovida ja teile meeldib tegutseda, nii et me otsimegi selliseid fänne, kes tahaksid meiega koos leida siis uusi võimalusi. Ja selle tulemuseks ühel hetkel nähtavasti on meil siis Eesti õpetajatel jälle parem teadmine, võib-olla mõni keskkond, mis osutub nii heaks, võib-olla sellel on tasub ka teha mingit tõlkimist, uurida litsentside küsimusi. Hitsas natukene nüüd arutanud ka, et kuna see keeleprobleem on üks suurimaid kõikide nende keskkondade kasutamisel, et siis kui tõesti on mingisugune keskkond, mida tasuks tõlkida, siis miks mitte Hitsal seda ette võtta. Nii et see peaks ka selguma. Nii, aga teie olete põnevil, meie oleme põnevil ja vaatame siis kõigepealt, mis meid üldse siis aja mõttes ees ootab. Et tegelikult ega me läheme kiirelt hakkame tegutsema, sest et mõtteid ja ideid on palju ja selle slaidi peal on väike katsetamise kava. Et täna meil on selline väike tutvustav veebiseminar. Kui see lõpeb, nii kui see kohe lõpeb, nii mis me siis, Aivar, teeme? Mis me pidime tegema? Siis me anname võimaluse endale valida mõni keskkond, mida te tahate katsetada ja siis tekitame võimaluse ka sellele hinnang anda. Ja siis meie asi Ingridiga on leida siis need head hinnangud, need asjalikud hinnangud ja võimendada neid kõikidele teistele, kes huvituvad. Selleks me teeme veel, meil ei ole see valmis, aga see täna õhtul ma luban, ma ei lähe enne magama, kui see doodle on tehtud. Ja homme Aivar hakkab see saatma igale poole. Et teeme ühe doodle'i ja miks doodle'i, et kuna keskkondi on palju ja võimalusi on palju, siis võib-olla piirame natuke ära, et võib-olla ühte keskkonda hakkab näiteks kuni 5 õpetajat katsetama. Nii et kui midagi on juba võetud, et siis te võib-olla võtate prooviks mingisuguse teise asja ja kui hiljem mingi asja puhul või teile tundub ikkagi, et ma väga tahan, doodle on täis, ma väga tahan, kirjutage, et teate, see on minu elu armastus, ma pean saama seda proovida, et siis loomulikult, aga et natukene hajutada. Ühtlasi, kui mõne keskkonnaga, mida me siin välja käime, on probleeme, siis andke teada, me üritame kiiresti korda teha, et võib minu või Ingridi poole pöörduda. Ja võib-olla, et kes tahab minna kaugemale, siis mitte katsetada seda asja ise, vaid ikkagi ka õpilastega, sest mina olen küll tähele pannud, et kui mina olen mingist asjast väga vaimustuses, siis ma näitan seda õpilastele, siis oli ka, või kui mina näitan mingit keskkonda, siis nemad, see on nii lahe. Et ühesõnaga, kui kellelgi on võimalus ka mõnda asja õpilastega proovida, see võib kesta 1 tund, võib-olla mingi osa tunnist, siis see tagasiside on ka hästi väärtuslik ja me teeme 2 ankeeti. Üks on õpetajale ja üks on õpilasele, kus siis ongi hästi lihtsad küsimused, et põhimõtteliselt, mis mulle meeldis, mis ei meeldinud ja isegi tegelikult natuke selle innovatsiooni kohta küsiks ka, et kas see teie meelest on midagi sellist, mida Eestis ei ole kasutatud. Positiivses mõttes innovaatiline, eks ole. Ja et need õpetajad, kes siin praegu publikus ongi meie niisugune ruupar, et teie abiga me ainult saamegi neid keskkondi tegelikult testida ja reaalses elus see raske töö ära teha, et teised saaksid järgi tulla. See on teie kohustus, et see on, et kes on nii andekad nagu teie, see on teie kohustus. Ja siis me teeme kindlasti mingi kokkuvõtte, mis kujul see on, kas see on veebiseminari kujul, võib-olla me saame parimate katsetajatega lausa reaalselt kokku. Et me ei oska seda praegu öelda, sest et vaatame, kui paljud üldse selle
asjaga meil kaasa tulevad ja kui paljud seda proovida tahavad. Mina ütlen, et näiteks mina juba alustasin, et mul hakkas nagu nii põnev, et ma juba proovisin mõned asjad järele. Ma saan isegi täna rääkida. Sina ka, jah? Sul pole klassi ainult. Ma pidin ise testima. No, kui sa tahad, tule kooli, ma annan sulle kohe mingid lapsed ja siis sa võid nendega ka katsetada. Nii, ja teie kõik küsimused, nii kui teil mingid kommentaarid, asjad tekivad, pange aga need siis siia chati. Aga kõigepealt, ma ei tea, kui paljud need kes meil siin olemas on, võivad märku anda, et kes sel aastal Petil käisid. Aga sedasama tegime siis Hitsast mina, Kristi Rahm ja Inga Kõue. Et julgelt andke märke, kes sel aastal Petil käisid. Aga mõned need mõtted, mis siit järgnevalt tulevad, on ka tegelikult sealt pärit. On mõnele võib-olla sellist äratundmisrõõmu. Aga panime siia üles ka selle kuupäeva, millal järgmine PET toimub. Et kui teil on soovi mõne endiselt ennast kursis hoida kõige selle innovatsiooniga, mis PETilt tuleb, siis järgmine aasta on see võimalus uuesti olemas. Kuupäevad on ekraanil. Kas keegi pole PETil käinud või mitte keegi ei kirjuta siia, et on PETil käinud? Ikka olete kindlasti PETil käinud. Vaikus. Huvitav, kas te kuulete meid? Ai, nüüd keegi hakkas trükkima, eks ole. Minu meelest PET on sellise iga tehnoloogiaõpetaja unistus, eks ole. Kahjuks ei ole. No vot, mõned pole kuulnud. Kuule, ma peaksime nüüd natukene seda tutvustama. Tegelikult te võite ka teha sellise asja, et kui te panete praegu otsingusse selle PET, ükskõik YouTube'i või ükskõik kuhu, siis te näete, et tegelikult on, no ta ei ole päris nagu lihtsalt tehnoloogiaõpetajale, vaid seal nagu näidataksegi sellist hariduslikke asju ja kõiki neid töövahendeid ja roboteid ja kõiki muid asju. Nii et ma tean, et päris paljud koolid käivad lausa õpetajate rühmadega seal PET-il. Et Londonis ta igal aastal on ja siin on juba järgmise aasta kuupäev. Nii, kes maksab õpetajatele? Kool maksab. Ega siis PET ise on tasuta. Sul on vaja ainult lennupiletit ja magamine on ju nõrkadele. Nii et magate seal pubides või mis seal on, eks ole, rongijaamas. PETil on tõesti absoluutselt kõigile. Ei pea olema tehnoloogia õpetaja absoluutselt. Seal on 850 midagi ettevõtet oli sel aastal ja nad ei ole ainult tehnoloogia ettevõtted, see on lihtsalt haridusuuendusega seotud tegijad on siis kohal. See on jah, et seal saab elada kohe mitu päeva ja vaadata, mis seal toimub. Aga tegelikult te tänase PET-iga mõnes mõttes kokku puutute, et see, mis Aivar teile näitab, see ongi sealt PET-ilt leitud ja tema sai siis nende arendajatega niimoodi silmast silma rääkida, proovida, küsida. Mina PET-ile see aasta ei saanud, nii et minu leiud on natukene teistest kohtadest. Üks on muide PET-ilt ka, mille ma sain Aivarilt ära näpsata, sellest ma jõudsin juba katsetada. Aga lähme edasi. Siin selline asi nagu Cocoa standard jäi ette PET-il Soome boksis. Et PET-il on kõikidel niisugustel huvilistel riikidel, tavaliselt niisugused natukene suuremad riigid, on kohale tulnud enda haridustehnoloogia ettevõtetega ja koondavad neid siis enda boksis. Et Soome tuli välja, mis minule silma jäi, ühe sellise keskkonnaga, mis tänasega kokku läheb, sellepärast et Cocoa standard on niisugune startup, mis siis püüab lähiajal avada oma keskkonna, et kõik õpetajad saaksid anda hinnanguid mingisuguse tehnoloogilise lahenduse, seadme, mis iganes vahendi hariduslikule väärtusele ja seeläbi siis teeb see ettevõte või see toode teeb selle valiku juba õpetaja eest mingil määral ära. Ühesõnaga, et oleks kindlus mingisugust haridustehnoloogilist lahendust kasutusele võtta. Et praegu on seal lehel, kui te sinna praegu vajutanud olete, küllaltki vähe neid erinevaid tehnoloogiaid, aga järgmisel nädalal kohtun ka nende kogu inimestega ja neil on suured plaanid siin maailma vallutada. Et aga eesmärk on siis vaadata mingisugust konkreetset tehnoloogiat ja anda sellele väga konkreetne pedagoogiline väärtushinnang. Et see läheb natukene meie testimisega ka siin
aga me teeme natukene vabamas vormis lihtsalt seda. Meil ei ole keskkonda. Meil ei ole keskkonda. Aga võib-olla me saame kasutada. Nii, aga nüüd enne, kui meie läheme üldse midagi katsetama või tegema, siis küsiks nüüd teie käest ka, et nimetage keskkondi, mida teie varem ei ole kasutanud, aga mida te võiks kasutada või katsetada. Nii et, et tegin ühe Mentimeetri, kui te nüüd lähete sinna menti.com ja panete siis selle koodi sisse, siis te peaksite jõudma ühele lehele, kuhu on võimalik siis kirjutada neid erinevaid arvamusi. Nii, ja te peaksite nägema siis, mida teised ka vastavad. Ja meie ei ole Ingridiga sugugi siin kõige targemad, et kõik sellised ettepanekud väljaspool neid, mida me hakkame nüüd kohe-kohe teile näitama, kõik on oodatud ja hea meelega võtame lahti ja arutame neid ka ja pakume neid ka testimiseks välja. Aga et me otsustasime, et me ei ole täna siin veebiseminaril üksi, vaid teie olete samamoodi, nii et kui teil nagu midagi kerkib ette, et vot, et nüüd just lugesin või just vaatasin või just sattus, siis pange see kirja, sellepärast, et siis me saaksime selle samamoodi Doodle'isse panna. Hea oleks, kui sellel keskkonnal oleks mingi osa, mis oleks tasuta, mida saab katsetada. Et kõik natuke need demoversioonid või isegi mingi demo osa või vähemalt mingi kuu oleks võimalik proovida. Et see on ka oluline, sest et muidu on nagu väga raske ülevaadet asjadest saada. Nii, no vaatame. Kas te olete proovinud praegu kirjutada? Ma näen praegu tühjust või nii, palun täpsustada, kas kasutuse järgi või keskkond. Mingi õppetööga seotud asi, mingi selline, millega saab teha testi, kus õpilased saavad mingit mängu mängides eriti targaks, kus on mingisugused võib-olla mingid olulised animatsioonid, simulatsioonid ja midagi sellist, mis on teie jaoks praegu uus, mida te vaatate ja mõtlete, et oi, väga põnev, oleks tore katsetada, aga ei tea kellega või kuidas. Nii et, et te võite ka jooksvalt, üks nimetus tuli, nagu te nägite, Edmodo. Ja muide, ma unustasin Edmodo iseenesest ära, sest Edmodo on ka üks keskkond, mida kui mõni õpetaja ei ole kasutanud, täiesti tasub, sellepärast et see on ka selline õpikeskkond, kus on võimalik väga palju õppida. No ja nüüd tuli juba Mozabook, Wiser. No näete, te annate meile ideid, eks ole. Kas Wiser muidugi ei ole, ma mõtlen, et kas see ei olnud meil koolielus ka juba kusagil üleval. Midagi nagu meenub. Mozabook, ma tean, et on reaalkoolis on kasutuses. Et me võime mõelda ja nii, et jätame need asjad, mis näiteks on koolielus töövahenditena üleval, et loeme, et need on juba, et Eestis on katsetatud. Et üritame seekord leida midagi totaalselt uut, eks ole. Kirjutage julgelt, kui teie jaoks on uus, kirjutage julgelt. Ärge muretsege, kui on koolielus olema, ma lihtsalt ei pane Doodle'isse ja üldse ei pea muretsema. Nii et te võite ka panna, PowerPointi võite ka panna. Vaatame nüüd, keegi kindlasti pani. Ei pannud. Nii, seda ma ei teagi. Ma lugesin teistmoodi. Video. Nii, väga hea. Ühesõnaga, laske sealt aga edasi, kui teil mingisuguseid ideid tuleb. Nii, ja meie hakkame nüüd siis tulevärgiga pihta ja tutvustama siis erinevaid leide. Ja, et see on Too Simple. See on platvorm, mida võib-olla mõned teist tunnevad, aga see jäi silma minu kolleegidele Kristile ja Ingale Petilt jällegi. Ja see platvorm on Too Simple, aga see, milles meie nagu niisugust ahvatlevat asja nägime, oli just see Purple Mesh. Ja tegemist on siis niisuguse väga laia haardelise asjaga, sellise sisu pakkujaga, et igasuguseid ülesandeid, teste, animatsioone, muusikat, kõike on võimalik seal teha. Ja kahjuks on tegemist küll tasulisega, aga demo variant on olemas Hitsal. Nii et mina saan anda teile profiilid selle katsetamiseks või isegi tervele koolile, kui teil soovi on, et saaksite seda suurema hulga inimestega katsetada. Aga just see, et ta on väga mänguline,
ja sellepärast on õpilaste suur lemmik, eriti kodutööna. Ja veel lisasin siia, et kui ta juba 2016. aastal PETi inimeste silmaringi jäi, siis ta võitis PETi ka ära. Ja veel üks põhjus, miks ta siia sai pandud, on see, et kuigi tegemist on tasulise keskkonnaga, see, et ta on niivõrd universaalne, niivõrd aineteülene, siis on meid siin HITSAs pannud mõtlema, et äkki soovime me seda tõlkida. Et see keskkond võimaldab ka tõlkimist eesti keelde ja kui need, kes seda testivad, leiavad, et see on tõesti hea asi, siis me tahame seda siin edasi arutada. Aga selleks tuleb seda testida, et me teaksime, kas see päriselt. Kes nüüd on katsetanud mõnda asja, võiks juba chati kirjutada, olen proovinud või olen näinud, eks ole, sest ma tean, et on neid, kes on näinud. Nii, teine keskkond, CodeHS, ma ei tea, kui paljud seal on käinud, et need, kes on õpetanud programmeerimist või midagi sellist, võib-olla on. Aga see keskkond on siis see, mille mina tegelikult avastasin juba paar aastat tagasi, mis mulle siiamaani tundub tohutult geniaalne, sellepärast, et seal on võimalik siis katsetada nagu sellist teistmoodi õpetamist, kus õpetaja loengut enam ei pea, vaid iga õpilane saab vastavalt oma tempole minna ja seal on päris palju asju valmis juba tehtud. Eriti, mis puudutab programmeerimist, siis seal ka keel ei ole nii palju takistuseks, nii et seal on see olukord siis lahendatud niimoodi, et kõigepealt on sul video, siin all on mul pildil ka näha, et kõigepealt vaatad videot, ja siis sul on lahendada mingisugune ülesanne ja sind kogu aeg aidatakse seda ülesannet lahendades ja õpetaja näeb, kui kaugele mõni õpilane on siis jõudnud nende oma ülesannete lahendamisega. Ja mis sinna on juurde tulnud, sinna on tulnud siis ka virtuaalreaalsuse kursus, mis on päris põnev ja just nagu kuidas ise virtuaalreaalsust luua. Et ma ei ole jõudnud seda veel läbi võtta, aga no ütleme, et õpilastega ma programmeerimise osa olen katsetanud ja tegelikult see töötas väga-väga hästi. Nii osad kirjutavad, osad on nähtavasti CodeHS-i katsetanud, sest sellest on olnud tegelikult ka juttu. Kusjuures selles CodeHS-is päris suur osa on tasuta. Et seal on tasulisi asju, kui sa oled nagu maksad, sa saad mingi suurema vaate, rohkem jälgida õpilasi ja nii edasi, aga tegelikult baasasjad saad sa kõik ära teha. Nii et see üldse nagu ei sega. Kirjutage julgelt edasi, me vaatame neid kommentaare pärast veel. Aga liigume praegu järgmise juurde. See on Differ. Nüüd see on selline keskkond, mida Ingrid ei olnud kuulnud ega mina ei ole kuulnud tagasisidet õpetajatelt, aga mis on vähemalt oma online kohalolekuga leidnud väga palju kiitust. Et seal on tasuta suhtlus, failide jagamine, kõik võimalikud suhtluse, ühesõnaga erinevatesse ainetesse on võimalik koondada suhtlus, et oleks need konkreetselt eristatavad ja organiseeritavad ja inglise keeles on väga üllatav asi seal seadistatav bot, ehk siis saab anda teatud eelnevad käsud, eelnevalt sellised lühidalt programmeerida sisuliselt seda vestlust ja kui küsib boti käest õpilane mingisuguse küsimuse teie aja kokkuhoiu mõttes, hakkab siis bot temaga hoopis suhtlema. See on väga huvitav asi, millele eestikeelset vastet praegu veel ei ole, aga väga huvitav oleks kuulda Eesti õpetajatelt, kas inglise keele õpetajatelt või keegi, et kuidas see teile tundub? Siin on väiksed tehnilised probleemid, aga küll me üle saame. Kui jälle midagi juhtub, teate ju küll neid IT-asju. Logite sisse, logite välja, eks ole, kes midagi ei näe. Nii, aga liigume edasi, sest meil on see päris palju asju. Nii, järgmine selline keskkond nagu Prodigy Game, mis on siis USA-st, ma sain aru. Ja ma ei tea, kui paljud seda on katsetanud. Mina nüüd selle lastega katsetasin ära, aga see oli olnud siis ka tõeline hitt Betil. Ja seal on siis matemaatika ülesanded siis 1.–8. klassini, aga seal käib see asi niimoodi, et seal on nagu läbi mängulise õppe. Ja ma panin siin 2 slaidi, et siin enamus ajast möllavad nad mingisuguses linnas, kus neil on mingid asjad ja siis nad kedagi ründavad ja selline tüüpiline arvutimäng.
ja siis teatud aja tagant antakse neile matemaatika ülesandeid. See nüüd vajab natukene inglise keele oskust ka, aga noh, võib-olla jälle mina proovisin siin 7.–8. klassis, mina jäin muidugi kohe hätta, aga võib-olla jälle väiksemate laste puhul teinekord annab, et ma midagi tõlgin või teen, aga see võib-olla annaks sellise hea vaate sellele, et mida õpilased arvavad nii mängulisest õppest. Mina proovisin seda 10. klassiga. Nemad ütlesid, et natuke liiga palju mängimist ja natuke liiga vähe matemaatikat. Aga tegemist oli ka reaalklassiga, kelle eesmärk ongi nagu hästi palju õppida, aga et võib-olla nende õpilaste jaoks, kes ei ole nii motiveeritud, et see on põhimõtteliselt nagu nutisport või pranglimine ühendatud mängimisega, mis ju iseenesest oleks ju nagu väga lahe. Nii, niisugune natukene lihtsam asi, mida meie kasutasime ühel võrgustiku võrgutab seminaril viimasel nimelt ja sisuliselt Slido on niisugune küsimuste küsimise ja küsitluste läbiviimise keskkond, kus saab ka faile jagada ja kõik need põhifunktsioonid on tasuta. Et mõtlesin ka tegelikult Ingridi poolt koostatud Mentimeetri välja vahetada julmalt siin, et näidata innovaatilisust, aga ma ei leidnud viisi, kuidas kahjuks seal et vastajad saaksid välja pakkuda oma variante. Et sellepärast jäi see kasutamata praegu. Aga lihtsalt testimiseks, proovimiseks äkki leiab klassiruumis rakendust ja on asjalik asi, aga ootame teie. Ja Ann ja Aimi ei saa seda katsetada, sest te olete seda juba proovinud. Nii, siis kas te teate midagi sellisest asjast nagu GoNoodle? Olete kuulnud? Ma ei tea, Aivar, sina oled või? Ma praegu vaatan esimest korda. Nii, Mari ütleb, et jaa, et tema on kuulnud. Ja Mari, oled sa äkki kasutanud ka? See on nüüd natukene midagi sellist absurdset, aga minu meelest geniaalset. Ja see on siis sellest, et räägitakse nagu sellest, et kuidas meie tänapäeva õpilased väga palju istuvad ja ka oma nutiseadmetes ja igal pool ja ega tegelikult selliseid liikuma panevaid asju, mida klassis õpetaja saaks teha, no kaua sa mängid seda Simon Says või nüüd tõuske üles ja nüüd ringutage, siis siin on üks keskkond nagu just teinud sellise asja, et ta on teinud terve hulga hästi lühikesi, väikseid videoid, laulukesi, kus sa peadki tõusma püsti ja natukene tantsima. Siin on ainetega seoses, kui ma õpin korrutustabelit näiteks, siis mul on suur sellega seoses. Eesti või siin ei ole eesti keel, see on kõik inglise keelega seoses ja nii edasi. Aga lisaks sellele on ka lihtsalt nagu näiteks, et kui ma olen stressis, mingid harjutused selleks, et kui ma olen liiga ärevil või kui ma olen väsinud ja isegi kui te panete YouTube'i see GoNoodle, siis te ei pea isegi kontot tegema, seal on nende videod kõik üleval. Aga mõned on võib-olla kohati natuke, kas ma ei taha öelda, kas nagu labased või natuke kuidagi, et üritatakse sellist nagu odavat või lapsi ära ostvat nalja võib-olla liiga palju teha. Aga Mari, sa ütlesid jaa, aga kas see tähendas GoNoodle'i peale, et jaa, sa oled kasutanud, et sa võid panna, et mis see sinu kogemus siis oli, et kui sa oma lastega kasutasid, et kas siis hakkasid liikuma ja see keskkond ise muide väidab, et no vot, Mari, täpselt õige kommentaar, et see keskkond ise väidab, et ta muudab lapsi sellega, et klassisuhted lähevad paremaks ja nii edasi. Nii et ta nagu mängib palju tugevamatele asjadele kui lihtsalt üks loll lauluvideo. Ka kommentaar, Mari. Nii, lähme järgmise juurde. Lifelike on see, kuidas seda hääldatakse. Et see on asi, mis jäi silma sellepärast, et see oli üleval või see meeskond, Lifelike'i meeskond oli Betil selles Microsofti campuses ehk siis niisugune koht, kuhu on küllaltki raske saada. Aga see, kuidas nemad sinna jõudsid, oli see, et ma ei tea, kui paljud teisest on kuulnud sellest HoloLensist, aga nemad on siis selline innovaatiline ja Lifelike on siis selline innovaatiline Tšehhi firma, kes võeti Microsofti hõlma alla just sellepärast, et nemad tegid siis HoloLensile virtuaalreaalsuse või augmenteeritud reaalsuse sisu. Tegemist on siis erinevate 3D mudelitega, väga põhjalike tunnikavade ja õppekavade sisuga ja seda saab kasutada kõikides erinevates nendes keskkondades, mis siin ka välja toodud on. Et jällegi
see ei ole tasuta, aga meid väga huvitaks, kui te olete sellest Lifelike'ist huvitatud, siis võtke ühendust või kirjutage see nüüd, kui me teie käest küsime, üles, kui teile testimiseks huvipakkuv keskkond ja ma annan teile siis vastavad paroolid ja asjad, et saaksite selle siis ära proovida. Näiteks selline keskkond nagu Made with Code, et hästi palju räägitakse sellest, et nagu programmeerimist ja kõiki asju võiks õpetada. Aga see keskkond tundus selles mõttes lahe, et seal olid nagu sellised väga praktilised näited, et tihti on nagu see, et mul ei olegi ideed, kuidas midagi teha. Seal on need olemas ja see peaks nagu keskkond ise ütleb, et see peaks inspireerima eelkõige tüdrukuid, et noh, et midagi sellist lahedat teha. Aga üks õpetaja kirjutas, et vahet pole, et tal olid nagu poisid olid ka tõsiselt vaimustuses ja noh, ütleme meil võib-olla päris seda tüüpi keskkondi ei ole, kus antakse just nagu selliseid lahedaid projektiideid, et mida teha. Nii, see on kusjuures tänane avastus. Täiesti sattusin sellele kogemata otsa, aga mis minu jaoks tegi selle huvitavaks ja miks ma otsustasin selle siia veebiseminari sisse tuua, oli see, et ma sattusin peale, hakkasin natukene nagu proovima, aga siis kuna see sisu oli niisugune väga kutsuv, siis tegelikult tegin õige pikalt seda läbi. Et tegemist on siis, nagu te lugeda ka võite, 6. kuni 8. klassile suunatud sellise raha kasutuse, hoidmise, finantseerimise, mis kõlab keeruliselt, aga mis tegelikult seda ei pea üldse olema, sellise mänguga, ütleks nii, klikitav mäng, kus siis tuleb erinevaid valikuid teha, iseenda prioriteete seada. Niisugune poolfilosoofiline, aga väga praktiline vahend, et täiesti tasuta ja kogu see kogemus kestab umbes 3,5 tundi. Et kui lähed samasse keskkonda, läheb õpilane tagasi, siis ta saab tegelikult jätkata täpselt sama koha pealt, et jääb meelde. Ja ainukene siis niisugune mööndus selle juures on see, et seal on vahest on niisuguseid USA kontekstile vastavaid rahandusasju või selliseid viiteid, aga üldse ei jäänud mind segama. Nii, siis üks asi veel tegelikult, et kes on kas õpetanud inglise keelt või vaadanud natukene ringi, siis tegelikult on väga palju selliseid keskkondi, mis on nagu lastele kohandatud uudised ja kus on ka mõnes keskkonnas on juurde antud ka juba ülesanded, mida nende uudistega teha ja võib-olla see võib siin inspireerida keeleõpetajaid, aga näiteks ka miks mitte, siin oli ka näiteks see Science Journal for Kids, mis on tegelikult teadusajakiri lastele, et lapsed ju, me tahame ju kujundada neid selliseks meediatarbijaks ja nii edasi, aga näiteks meil Eestis minu meelest ei ole, et meil oleks mingisugused uudised, sellised mõnes mõttes positiivsed uudised, mis juba õpetavad jälgima õpilast neid asju, aru saama maailmast, et see nagu tegeliku elu sidumine koolieluga oleks nagu hästi oluline. Et üks variant ongi võtta mõni nendest uudiste lehekülgedest ja vaadata, et kuidas näiteks meie kooli konteksti annab selle ära siduda, et võib-olla miks mitte hoopis siis kas siis inglise keele õpetaja abil või kui on suuremad lapsed, siis see võib-olla ei olegi nii, see lugemine iseenesest ei olegi nagu nii suur probleem või vaadata, kuidas need asjad on seal lahendatud ja siin võib-olla tõesti edasi mõelda ka, et miks see võiks olla ka Postimees laste, eks ole, kus on samamoodi natuke kergemas keeles ja kohandatud need asjad. Nii, 2 asja, mis me siin Ingridiga alustades natukene nagu debateerisime, et kas sisse panna või mitte, aga alustame vasakult. Et jällegi, see on üks selline petileid, et see oli ainukene esitlus seal, kus mina käisin, kus inimesed, pool saali tõusis pärast seda demo püsti.
et kui te tegelete bioloogia, anatoomia õpetamisega, siis lihtsalt tasubki vaadata selle pilguga, et mis siis tulevik toob, et me siin räägimegi sellest, et me tahame, et oleks olemas sellised õpetajad Eestis, kes siis proovivad ära ja katsetavad läbi ja läbi nende jõuaks siis asjad ka teiste õpetajate kätte. Et siis me kahjuks oleme tihti sellise tasuliste keskkondade ja selliste proovipäevade peal, sellepärast et see on see, kus tehakse häid asju, kus luuakse head sisu. Et aga see 3D for medical on siis anatoomia õpetamise täielik järgmine tase, mina ütleksin. Et seda ei kasuta mitte ainult nüüd arstid seletamaks patsientidele, mis nendega juhtunud on või tudengid ülikoolides, kes arstiks õpivad parajasti, vaid see on minu arvates täiesti üldhariduskoolile nagu sobiv keskkond, et seal on võib-olla natukene liiga palju detaili, aga kui te selle valdkonnaga tegelete, siis soovitan tõesti seda vaadata ja järgi proovida ja meile siis märku anda. Ja selle kõrval siin kohe on Variant Limits, mis on ka jällegi, kui te seda videot või lööte selle Variant Limits sinna YouTube'i või kuskile sisse, siis see on tasuline, aga uskumatu niisugune keskkooli taseme matemaatika mänguvorm. Et tegelikult tahaks kuulda, mida Ingridi õpilased ütlevad selle peale, et seal on oluliselt keerulisemad ülesanded kui selles Prodigy game'is, jah. Et jällegi, kui videot vaadata, siis näete, et seal on hästi mängustamise uus tase. Jõuda. Nii, aga nüüd panen jälle vahepeal ette selle slaidi, sellepärast et nüüd mingid asjad, mis me oleme juba maininud, läheme korra siia uute leidude. No nii, vaata. Siin on tulnud väga palju, väga häid asju. Nüüd ise ka vaikselt jälgite seda, näed, isegi Too Simple on siin olemas, eks ole. Ja noh, mõned asjad, mis on võib-olla, no Answer Garden on tuttav, aga no, et näiteks Google Tour Builder ja ma ei ole neid ka kasutanud, nii et väga hea, lisage jälle, et ma arvan, et te niikuinii ka praegu kõrvalt kas vaatate või tulevad mingid asjad meelde, et lisage aga neid keskkondi siia jooksvalt kogu aeg juurde. Et see on nagu see teie esitlus praegu, teie esitlus meile. Siis tegelikult keelte õppimisel mina panin siia nüüd praegu ainult 2 linki, mille kohta nagu öeldi, et need on siis, ütleme, mõnes mõttes praegu tasuta variantidest ja innovaatilisuse poolest ühed võib-olla paremad. Aga ma tean, et neid on rohkemgi ja ka Eestis on tehtud ja sellest on räägitud ka lausa niimoodi, ütleme, ministeeriumi tasemel, ma tean. Ja Aimi siia lisab kohe, pane see sinna sellesse Mentimeetrisse ka, et me õpetame koolis ikkagi võõrkeelt suhteliselt palju selle järgi, et meil on õpik ja tööviik ja nii edasi. Ja me ei too kasutusse neid keskkondi, mille järgi nähtavasti õpilased hiljem hakkavad õppima. Et ma olen kuulnud, et osa õpetajaid plaanivad seda teha, aga miks mitte ka võtta mõnes mõttes ju, isegi kui ma mingisugust ainet ei õpeta, võtame näiteks, et nii, aga õpime nädal aega hiina keelt. Kes kõige kaugemale jõuab, teeme nagu mingid klassivõistlused, eks ole, et nagu harjutada neid õppima ja absoluutselt iga asi, mida sa õpid, peaks ju, ütleme, tuleb sulle ühel või teisel viisil kasuks ja need keskkonnad, neid õpilastega harjutades te näete, kuidas nad tegelikult nagu tahavad keeli õppida ja kuidas need keskkonnad on suutnud siis selle ära aimata, et kuidas nad tahavad keeli õppida. Mõned töötavad üsna ilusti, aga mõned tegelikult nii ilusti ei tööta, nii et jällegi minu meelest suurepärane katsepeenar. Nii, nüüd on selline projekt, millega HITSA on seotud, et tegemist siis
minimuukide loomise keskkonnaga, et kes ei tea, igaks juhuks ütlen ära, et MOOC on siis Massive Online Open Course ehk siis kursus, veebikursus, millest saab sisuliselt piiramatu arv inimesi korraga läbi käia. Et selles keskkonnas on siis õppematerjalid lühikeste e-kursuste vormis, platvormiks edX ja kui te sinna peaksite minema ja leidma, et see välimus ei ole üldse see, mida ühest sellisest keskkonnast ootaks, siis see kohe värskendub ja pakub see keskkond siis võimaluse üldharidusõpetajatele üles panna oma kursusi. Et väike üleskutse ka siin, et märtsis on tulemas siis veebiseminar ja praktiline töötuba, et meie Progetiigri programmi inimestest Eliise, kui te talle kirjutate, siis te saate osa võtta sellisest praktilisest töötoast ja sellest veebiseminarist, et luua päris oma MOOC. Et jah, Eliisega rääkides saate sellest rohkem teada. Ja minu meelest see on nagu veel suurepärane võimalus, et MOOC-idest räägitakse nii palju, räägitakse, et Tartu Ülikool tegi MOOC-i ja nüüd tegi teema, aga tegelikult kujutage ette, kui siis tuleb, et sellest koolist, mingisugusest väiksest koolist, metsakooli õpetaja Maie tegi MOOC-i. Nii. Ja te võite ju, see MOOC võibki olla ju mõnes mõttes selline üsna lihtne, et ühe teema baasil olen loodusainete õpetaja, näiteks minu spetsialiteet on kalad, käin iga päev kalal, tean täpselt ja teen nüüd selle põhjal siis mingisuguse materjali, mida kõik saavad kasutada ja tegutseda. Et minu meelest on see väga, väga lahe idee ja ma loodan igati, et sellest projektist tuleb nagu selline lõppkokkuvõttes asjalik asi, et Eesti õpetajad, kui tahavad, et seal oleks Eesti sisu, peavad seda ise panema ja eks siis tuleb seal ka teistes keeltes neid asju, aga minu meelest on see nagu geniaalne idee anda selline tööriist kohe, ütleme, õpetaja kätte. Et ma kujutan ette, teil on sahtlid täis materjale, mida te tahate üles panna. Ja praktilisest töötoast osavõtmine tegelikult ongi juba meie jaoks katsetamine, nii et väga tahaks teada, kuidas selle tulemus on ja kuidas seda keskkonda tulevikus saame kasutada. Siis tegelikult üks kategooria veel. Et ma ei tea, kui palju te surfate internetis lihtsalt ringi ja valite mingisuguse tasuta kursuse. Neid on meeletus koguses erinevates kohtades. Osad on sellised 6-nädalased, osad on 4-nädalased. Õpetajatel kipub olema enamasti üks häda, et need 6-nädalased kipuvad ikkagi hirmus pikaks minema ja jõuta nagu läbi minna. Aga seal on siis enamasti reeglid on sellised, et ma osalen seal. Kui ma tunnistust ei taha, siis on see tasuta. Ja ma just vaatasin, seal Future Learnis on ka algamas küll fotograafiakursused ja nii edasi, et ta on nii ainealaseks täiendamiseks, et miks mitte võib-olla mõned andekamad õpilased klassis, et tehagi mitte kõigiga, vaid keegi, kes teil on eriti loodushuviline, et te valite tal näiteks ühe kursuse välja ja ütlete, aga kuule, proovi sina seda teha, et vaata, mida sa teada saad, anna teistele teada. Või siis ka lihtsalt enda silmaringi laiendamiseks. Et mul on tunne, et ma ei tea, kui palju te olete ise kasutanud või oma õpilastega, mul on tunne, et see on nagu väga palju selline mitte kasutatud ala, mida võiks teha ja mida võiks vaadata ja tulevikumuusika, et võib-olla mõnes koolis on nad lõpuks niimoodi õppekavas sees, et ma läbin kusagil mõne sellise kursuse ja hiljem on mul tunnistuse sellest hinne, sest need on väga läbimõeldud kursused. Ja üks asi, miks veel tasub seal teinekord käia, on see, et te näete, mismoodi seal õpetatakse, et mis see metoodika seal on. Mõnel pool tahaks kohe muuta ja mõelda, issand, kui valesti on kõik tehtud, aga teises kohas jälle vaatad, et oi, kui hea idee, mida teha. Nii et ma ei tea, siin on meil praegu 38 kuulajat. Kas teist mõni on käinud sellisel kursusel, et mitte just ainult nendes keskkondades, mis mina siia panin. Ma panin nagu selliseid võib-olla, mis on natuke uuemad, aga neid on hästi palju veel. Oo jaa, näete, eks ole. Et aga õpilasi olete saatnud sinna. Et me saadame neid Tartu teaduskooli. No nii, näete, et siin on juba tuleb tegelikult, et tuleb välja, et see kogemus meil juba Eestis on olemas, et seda on tehtud ja mis siis juhtus õpilastega, olid nad sobis neile või jätsid pooleli või kuidas see läks, eks ole, et siin on jälle, et kuidas me nagu selle teeme, et kuidas me saame selle õppimise klassiruumist välja maailma avatuks ja nii edasi. No nii, näete, tuleb, jah,
näete, et meil on täna, Aivar, meil on tegu innovaatoritega, näed, noh, usud sa nüüd, eks ole, vaata, mis nad on kõik ära teinud juba. Käivad välismaal õppimas ja lennupiletit pole vajagi. Super. Jah, eks ole, et siin on olenevalt nendest kursustest ja asjadest ja tõesti raske on hinnata, mis on hea, mis mitte, aga no miks mitte, proovivad kas või kamba peale, eks ole, ja saavad mingisse ainesse mingi hinde juurde. Nii, ja siis on lisaks, panin siia veel lisaks, et tegelikult ma ei hakanud nüüd neid eraldi panema eraldi slaidide peale, aga üks näiteks, mis oli see peer grade. See tähendab, kuidas siis õpilased hindavad kaasõpilasi, et panevad oma tööd sinna üles ja siis need jagatakse õpilaste vahel ära ja nad annavad mõnes mõttes anonüümselt tagasisidet kellegi kirjatükile või mingisugusele tööle. Siis ma otsisin hästi palju ka selliseid lugemisega seotud keskkondi, et no, et mis puudutaks seda, et kus saaks nagu vaadata mingisuguseid raamatuid, kommenteerida, et mis oleks nagu sellega seotud ja siit jäi siis silma see commonly.org, et seal selle keskkonna puhul oli see tore asi, et seal oli hästi palju selliseid tasuta asju, aga samas ta oli ikkagi kerge kontrolli all, et ma sain õpetajana nagu vaadata, et see materjal on okei, sest väga palju on muide raamatu kirjutamise keskkondi, aga no väga paljud on ikkagi läinud oma mõtetega natukene vasakule ja võib-olla kõik raamatud ei ole just sisu poolest sobivad, et see tundus selline usaldusväärne. Siis veel 2 kiire tagasiside saamise võimalust, et neid on ju meil ka tegelikult hästi palju, aga noh, küsida, eks ole, et mis see on ikka Kahoot, eks ole, Quizzes, Socrative, aga tegelikult on ju teisi ka ja me oleme tihti oma harjumuste orjad, tegelikult tasuks vaadata ja ma ei tea, kas te olete neid proovinud, et Diagnostic Questions ja Spiral oli 2 tükki, mis mulle silma jäid. Et noh, katsetada ka midagi sellist. Ja siis mind ennast huvitas hästi palju see, et öeldakse ju, et tuleviku maailmas ei ole olulised mitte enam nii palju teadmised, vaid olulised on just erinevad nagu sellised loovus ja koostööoskus ja nii edasi. Ja ma olen ise väga palju uurinud seda, et kuidas nagu koolis arendada loovust. Ja kuidas õpilastes arendada loovust, et kõik, kes on õpetajana te koolis töötate, te näete ju, et kohati te olete ikka palju loovamad kui õpilased, eks ole, ütlete neile, et no tehke nüüd midagi täiesti teistmoodi ja siis vaatate, no ikka, et no, et aga samas loovus on arendatav ja siin ma leidsin siis ühe sellise äpi, mis peaks siis loovust arendama ja siin on ka just niimoodi, et no, et see ei olegi nii palju mõeldud võib-olla õpetajate jaoks, vaid siin on just niimoodi, et noh, mul on järsku mingit ideed vaja, võtan selle äpi, ta sunnib mu aju natuke teistmoodi tööle ja siis vaatab, mis välja tuleb. Räägime praegu sellest BrainSpark. Jah, just. Et ma ei tea, kas keegi kuidagi on proovinud mõne sellise äpiga tegutseda, aga no mul on tunne, et võt see võiks olla, et me võiks midagi teha, kuidas saaks nagu hästi kiirelt, et no, et jälle et nagu sutsakas, et see sunnid aju veidi teistmoodi tööle. Nii, aga nüüd tuleb 3. Ma luban, see on viimane kord, kui ma selle slaidi ette panen. Aga ma kogu aeg tahan seda meelde tuletada, et kellel nüüd veel siis mõni asi tuleb meelde. Nii, kas siia on veel midagi tulnud? Me vaatame. Ja siin on juba neid lemmikuid on tulnud juurde, et nüüd võite veel panna ja selles mõttes, et te võite, kui nüüd mingisugune asi, no täna ütleme kella 9-ni, kell 9 enam ei saa, siis läheb lukku, siis ma hakkan tegema juba seda tuudlit ja kõike muud. Nii et kui keegi veel leiab midagi, mis võiks meie seal katsetamise nimekirjas olla, siis võiks täiesti panna. Nii, aga võtame veel kord selle katsetamise kava ette ja nüüd kuulaks võib-olla teie arvamust ka, et mida te arvate sellest, kas täna näiteks siin veebiseminaril osalemine pani teid soovima meie nendes hullude klubis kaasa rääkima, et kas te tahaksite olla üks katsetajatest, et näha, et mis nagu juhtub ja siis seda kogemust läbi ankeedi ja muidugi kõik need ankeetide andmed juba ütlen ette, et
kõik need ankeetide andmed me pärast ka avalikustame, et mida õpilased arvasid, mida õpetajad arvasid, et te saate ka pärast nagu vaadata, et ahaa, et kuigi ma seda keskkonda ei katsetanud, siis tegelikult on väga põnev näha, et keegi õpetaja katsetas ja ütles, et 5+5+5+, et me peaks tegema, mõtlema, kuidas me selle üles paneme, nii et ta oleks nagu selline asjalik. No nii, mis meil siis kuulajad kirjutavad? Palju põnevaid. Kuule, jess, kuule, tegime ära. Palju põnevaid keskkondi. Ja just, Katrin, aitäh, et ei olnud, me mõtlesime, et nüüd, et me oleme kõike juba näinud. Kõike tahaks ise katsetada, on ka väga tore. Ja, nii, no algkooli õpetajana jah, on paraku see keele küsimus on, aga tegelikult siin oli ju ka päris palju neid, et mida tasub proovida, eks ole. Et mida saab nagu vaadata ja natukene ütleme, et just sellise tehnilisi asju ma saan ikkagi proovida, et mingisuguseid, kus ma saan ise sisu luua ja nii edasi, eks ole. Aga ütleme, siin on mänguruumi, et keelt ei maksa ka karta, et teinekord ütleme, mina olen lasknud oma õpilastel ka hispaaniakeelseid videoid vaadata, sest teisi lihtsalt ei olnud, ütlesin, et aru peate ikka saama. Ja näiteks algklassides see Go Noodle, see on puhtalt sinna, ma arvan, et üks gümnaasiumiõpilane lihtsalt hävitaks teid pilguga, kui te selle ette paneksite. Nii et me proovisime valida niimoodi, et täna oleks nagu kõik ained oleks enam-vähem kaetud, kooliastmed oleks kaetud ja nii edasi. Kõik leiaksid enda jaoks midagi, aga nüüd see, mida me tõesti loodame selle aasta jooksul ilma väga detailidesse minemata, et sooviksime, et saaksime koondada just selliseid testijad, sellised õpetajad, haridustehnoloogid ja kõik, kes soovivad sellisele testimistegevusele kaasa teha, et pakkudagi uue tehnoloogia, uue keskkonna, uue sellise hea haridusse sobiva asja testimist, et siis teised saaksid sellest maksimaalselt kasu, et kohe lähme selle juurde natukene täpsemalt ka siin, et soovime pakkuda niisugust kohta, kus need testijad saaksid omavahel suhelda. Aga soovisid sa veel midagi öelda selle kava kohta? Ma pigem kuulan veel kommentaare, et siin osad on julgelt öelnud, teised vist ütlevad, et ai, et ma joon täna õhtul tee ära ja vaatan. Et teate, ega elu ei lähe põnevaks, kui seda ise põnevaks ei tee. Et nii paraku on. Ja mitte keegi teie eest neid keskkondi paraku katsetada ei saa. Et kellel siin Hitsas näiteks, siin on koridori täis väga toredaid inimesi, kes töötavad ja ministeeriumis ja Innoves ja igal pool, aga neil on üks asi puudu, mis teil on olemas. Neil ei ole õpilasi. Ja ütleme, et tõesti, et kui need keskkonnad tulevad välja mingid, et me näeme, et midagi on hea, midagi just meie õpilastele sobib, siis kui ka Eestis arendatakse midagi või nii nagu Aivar ütles mõne keskkonna kohta, et tõesti võib-olla tõlkida, sest et me peame ikkagi vaatama sellele, et Eestis oleks haridus eesti keeles, nii et te oletegi need innovaatorid, kes hakkavad siis uurima. Nii, aga näed, meil tuleb siin küll, et Heli ootab huviga katsetamist. Ega siin ei ole Heli midagi. Tuleb käed külge panna ja ise ka võtta vähemalt 3 ja proovida läbi. Küll need lapsed ka kusagilt leiame. Nii et katsetajaid tundub, et leiab ja nii nagu ma ütlesin, veebiseminari me salvestame, nii et teised saavad veel selle üle vaadata ja ma arvan, et kuna registreerunud oli rohkem, aga veebiseminaril on alati nii, et mõned vaatavad tagantjärgi, siis neid tuleb kindlasti rohkem. Nii, aga nüüd Aivar tegi ühe asja veel ära. Nii, räägi sellest ka. Et kuna meil on natukene suuremad plaanid, mida me praegu veel väga kommenteerida ei saa, siis alustame sellega, et tekitame üldse võimaluse neil sellistel innovaatilisematel õpetajatel sellel teemal suhelda ja meie hakkame selle sama grupi kaudu koos Ingridiga andma ka informatsiooni edasi kõikvõimalike tegevuste kaudu, mis meil tulemas on. Aga mina ütleksin, et see on selline grupp, kus kui keegi leiab midagi huvitavat, siis pisake sinna ja see on väga tervitatav, et selline informatsioon, et ma leidsin nii huvitava asja, et proovige ära. Et see on see koht.
Eks kui me selle rühma katsetajatest kokku paneme, eks siis juba pärast vaatame juba täpsemalt, et kas me vajame ka mingit Facebooki või midagi muud, et esialgu, kuna tekib just selliseid küsimusi, et oi, et kus see ankeet oli, kus ma tagasisidet andsin või kus see või teine või mul nüüd selle keskkonna asi ei läinud enam tööle, et siis Facebook või Skype on tavaliselt kõige kiirem, sest Aivar, sina elad Skype'is? Jah, nii et näete, hommikust õhtuni kogu aeg on ta teil võtta, et mina nii palju ei ole, aga ka ikkagi käin nii, et sealt saate kätte. Nii, aga nagu te näete, et me oleme siin jõudnud oma esitluste kerimisega täiesti lõpuni ja ajaliselt oleme ka ilusti jõudnud, et kartsime, et kuidas me ära mahume, aga praegu me oleme ideaalselt tunni aja sisse ära mahtunud, et ei ole üle läinud. Aimi ütleb siin väga ilusasti. Just, Aimi, jah, me olemegi tegelikult kõik katsetajad, et me ootame teilt veel küsimusi, et kellel tekib nüüd kas selle katsetamise kohta, keskkondade kohta, ma kardan, et me nii palju täna ei oska veel vastata, sellepärast et need olid ka, me panime ka enda jaoks uusi asju üles. Ja siis, kui me täna lõpetame, siis selle veebiseminari salvestus läheb täna HITSA YouTube'i kanalile õhtul üles. Ja samuti siis homme hakkame me saatma ka juba kirju siis nendele, kes esialgu, kes tundsid siis veebiseminari vastu huvi, kus on võimalik siis ära märkida, et missugust keskkonda ma tahan katsetada, kus on need tagasisidelinkid. Nii et kogu see materjal tuleb siis teile, kes te täna siin olete, teile tuleb juba, te ei pea üldse muretsema, teile tuleb meili peale, aga kindlasti me paneme selle infoga üles teistesse kanalitesse, et võib-olla keegi tahab veel ühineda. HITSA on väga huvitatud sellest, et kõik need uued tehnoloogiad kasutusse jõuaksid ja just, et Aimi siin ütleb, et innovaatilised õpetajad ongi tegelikult katsetajad, et vaatame, et see tehnoloogia jõuaks ja need keskkonnad jõuaksid ka siis laiemalt õpetajateni. Ja proovime seda, et me ikkagi ei vaheta ainult keskkonda, vaid me muudame midagi ka oma õpetamises sisuliselt, et ta peaks nüüd muutma ka just see, ma tean see sõna, mida te vihkate, mõkki, eks ole, et ta peaks aitama ka, et meie tänane valik oli ka selline, mis nagu muudab natukene ka selle pedagoogilise ja metoodilise poole pealt, et mitte lihtsalt niisama. Mina kuulsin hiljuti ühe konverentsi ülekandel väga ilusat ütlust, mida ma juba Ingridiga olen jaganud, aga et mõte on lammas, aga harjumus on karjane. Et kui need asjad muutuvad tavapäraseks, kasutamine muutub tavapäraseks, siis see on see, kuidas tegelikult muutus toimub. Ma ei näe praegu enam küsimuste merd, käte merd. Mul on tunne, et me kas lõime teid lihtsalt pahviks või me rääkisime nii selgelt, et teil on asi selge. Igatahes nii nagu on, ma tean, et neil on juba istuvad need kotid käes nagu klassiruumis, eks ole, et pakitud ja ootavad, et millal lubatakse ära minna. Et loomulikult, kes on veel koolimajas, kellel on vaja koju tormata, kellel on vaja perele kohe süüa hakata tegema, koeraga ja välja minna. Suur tänu kõigile, kes täna õhtul meiega kaasa mõtlesid. Suur tänu selle väga pika nimekirja eest seal Mentimeetris. Vaatan üle, kui koolielusjuhendit ei ole, läheb sisse. Ja veel juba ette suur tänu kõigile neile, kes on valmis siis selles möllus kaasa lööma meiega. Nii et aitäh kõigile. Aitäh kõigile ja ühinege Skype'i vestlusega ka siis.